tere ilusat kevadist tänulikkuse reedet kõikidele. Teate, miks ma alustan oma saadet laulmisega või? Miks ma teen seda? Esiteks, iga saade võiks alustub üldjuhul ikkagi teatud muusikaga, kuid minul on see mõeldud sellepärast, et teate, need inimesed, kes on äärmiselt tõsised ja kes ei mõista enam nalja ja huumorit, et siis nemad panevad selle saate kinni. Ehk siis üle 3-4 sekundi nad ei suuda enam vaadata inimest, kes on natukene teistmoodi. See on kaitse, see on minu enese kaitse, et inimesed, kes ei ole mõeldud siia saatesse seda vaatama, nemad siia ka ei jõua, sest et nad ei suudaks seda vaadata, kui keegi nii lollakalt laulab, on nii? Nii, aga räägime siis sellest, et mis seisundis te hetkel olete. Ja tervitused, kõik tahavad tervitada. Teate, kui inimesega juhtub midagi, no mingi kriisisituatsioon, mingi draama, mingi toome näiteks avarii juhtub. Teate, avarii juhtub väga-väga äkki, on ju nii? Ta juhtub ära 2-3 sekundi vältel, kui sedagi, avarii ei toimu 1, 2, 3, ta toimub ära 1 sekundi vältel, on ju nii? Ehk siis avarii toimub 1 sekund, aga see, kuidas inimene avariile või juhtumile nagu reageerib, meie ürgaju, läheb käiku see ürgaju sellised kiirreageeringud, et on siis kas ründa, põgene või mängi surnut. Te teate ju, avariis olete näinud inimesi, kuidas osad inimesed teevad midagi, sõidavad kellelegi otsa, kas siis inimesele või loomale või teisele autole ja nad põgenevad sündmuskohalt. See tähendabki seda, et nendel on aktiveerinud ürgajus see põgenemise funktsioon ja nad ei saa selle vastu, sest et see on nii võimas tunne. Ütleb põgene, et ainult põgenemine päästab nagu sind. Teised on see, et ründavad. Tulevad autost välja ja kukuvad kõiki igal moel sõimama siis. Ja igasugusel moel, sõimama nii-öelda ja kas siis ennast kaitsma või teist ründama ja igal juhul tekib see tohutu selline ründamise efekt tuleb välja. Ja siis on osad inimesed, kes jäävad lihtsalt niimoodi. Nad ei saaks justkui nagu millestki aru, nad see sõna on nagu mängivad surnud, aga tegelikult nad lähevad sellesse, te olete ilmselt videodes näinud seda, kuidas kitsetalled lähevad sellesse ja siis kukuvad põmdi ümber. See on täpselt seesama asi, on ka inimestel olemas. Ehk siis nad jäävad suurte silmadega vaatama, nad ei sõima, nad ei põgene, nad ei otsi süüdlast ega süüdistusi, nad ei ole võimelised ka politseid ega kiirabile helistama, sellepärast, et nad ei saa seda teha. Nad ei saa seda teha tollel hetkel. Vaid nad jäävad nagu suurte silmadega justkui kivistuvad ära oma sellesse. Ja praegu samamoodi, et kui me vaatame näiteks, mis olukord meil ümberringi juba aasta aega toimub, siis on ju väga sarnast käitumist nagu näha, on ju, inimeste peal. Et on inimesi, kes antud teemas või temaatikas justkui nagu põgenevad, see pole minu asi või siis see on nii hull asi, et ma lähen põgenen ära metsa või maale või panen ennast luku taha ja ma ei lähegi enam välja ja see on ka põgenemine, jah. Siis on suur mass inimesi, kes on asunud võitlusesse, mis toimub, mille jaoks, kuidas seda saab kontrollida,
tohutult aktiivsed. Näiteks needsamad tädid, kes sulle poest tulevad ja su peale kisavad, et miks sul maski ees ei ole. Ma jään haigeks, kui sa kohe maski ette ei pane. Nemad on ka ju ründaja funktsiooniga inimesed. Sa ei saa sellele nagu pahaks panna, kui inimesel on ürgaju funktsioon on aktiveerunud. Ja? Ja siis on teatud inimesed, kes on niimoodi ehmunud olekus. Nad on justkui, nad ei võta osa. Nad alluvad kogu ette öeldud kirjutistele, aga laiendame seda, need on need 3 esimest, üldlevinumat funktsiooni, aga laiendame seda natukene, et mis seisundeid veel on olemas. Et mul on siin üles kirjutatud, vaatame, niimoodi. Seda võib laiendada hästi laiaks võib minna lausa isiksuse evolutsiooni rollideni välja. Isiksuse evolutsiooni rollid on siis, kas ta reageerib kriisile või üleüldisele maailma, üleüldisele ühiskonna korrale. Kas ta reageerib nagu ohvrina või kontrollijana või päästjana või sealt juba ülespoole isiksuse evolutsioonis on järgmine kangelane. Kas ta on oma elu ja oma käekäigu kangelane või seal on ka elujaatav pohhuist ehk siis see filosofeeriv elujaatav pohhuist justkui. Ja need on isiksuse evolutsiooni sellised, tegelikult nad on ka seotud. Issakene, oodake. Ma nägin nägemisi. Ma pidin vaatama, et kas küla pealt hobused tulevad minu maja pool. Mis asja hobused? Pane prillid ette, ei ole hobused. Inimesed selle käruga. Näete nüüd, kui head prillid on ees, muidu oleks ehmunud. Issakene. Kus need hobused siia said? Niimoodi, kus ma jäingi nüüd? Elujaata pohhuist kui selline, jah. Ja siis ongi see, et kui inimene on jõudnud ka inspiratsiooni, motivatsiooni isiksuse juurde, et tal on juba eneseteostus, on niivõrd kõrgel käsil, et nemad saavad rakendada ka kriisiolukordades ikkagi motivatsiooni, inspiratsiooni ja sealt edasi veel kord on sellest oma elu kangelasest ma juba rääkisin, aga seal on ka võitja positsioon, vaatleja positsioon ja strateegiline positsioon on ka olemas seal. Need on väga kõrged isiksuse seisundi sagedused. Aga räägime nendest nii-öelda natukene sellest kollektiivsest massist ja kollektiivsest sagedusest, mis hetkel nagu toimumas on. Nii, mul on siin üles kirjutatud, et põgeneja, mul on ära räägitud tegelikult, et põgeneja põhimõtteliselt see, et teemat pole olemas. Et seda teemat pole olemas. Ja ma põgenen ära selle eest. Et see avarii tegija, kui ma põgenen ära, siis keegi ei saa teada, et mina osalesin selles situatsioonis. Ja panete tähele, põgeneja puhul on see, et kui sa isegi näiteks praegu tundub, et ümberringi on mingi hullumaja ja kui sa ära põgened, siis jääb sulle tunne, nagu sa ei oleks selle hullumaja üles korraldanud. Tegelikult see hullumaja toimub, kus sinu enese peas on ainult hullumaja. Ja siis, kui sulle tundub, et hästi palju inimesi on täpselt samamoodi natukene, nii-öelda, siis sa pead nagu sa põgened antud situatsioonist maale või metsa või lähed tuppa luku taha ja hoiad ennast tohutult siis karantiinis ja isolatsioonis ja tohutult desinfitseerid oma käsi ja mida iganes sa selle põgenemise teekonnal nagu ette võtad, et su põgenemisest võimalikult vähem jälgi, alles jääks võimalikult vähem sind märgatakse. Kuid ainukene koht, kus see kriis üles loodi, see kriis on olemas, on siin. Miks sa allusid, miks sa nagu läksid kaasa, miks sa usud, miks sa nagu pead seda tõelisuseks, mis ümberringi toimub?
see on sellepärast, et mm, sul ei ole veel enese mina ülesehitust tugevalt paigas. Sa oled endiselt veel see 3-4-aastane, kellele võib rääkida igasugust juttu ja tema peab seda tõelisuseks. 3-4-aastase tõelisus on hästi eluterve tõelisus, tegelikult on ta eluterve tõelisus, aga temale võib ka igasugust lolli ajada, on ju nii? Ja tema usub seda tõemeeli. Igasugust lolli juttu võib ka 3-4-aastasele rääkida ja tema peab seda tõelisuseks. Mina arengu üks faasidest ongi see, et sa saad aru reaalsuspildist ja sa saad aru sellest, kui keegi tahab sulle midagi müüa, et oi, see on sulle nii tarvilik. Sul on nii tarvilik seda osta, see auto on sulle kõige tarvilisem auto, see korter seal selles uues majas on kõige tarvilikum. Vaata, kui sa sinna saad, siis sa oled ikka naabrist parem ja see kosmeetika on ikka kõige tarvem ja see šampoon ja see pesupulber või see kursus või see lektor või see, et kui sa vaat sinna kooli saad ja selle diplomi saad kätte, siis sa oled ikka, siis sa oled parim. Aga enne seda sa oled loll kui lauajalg. See ongi see sama koht. Et enese mina pole. Ja sulle saab öelda, et loll kui lauajalg või lambakari ja muud asja. Sa samastud, sa oled samastunud sellega, sest sa pead seda tõelisuseks. Kõik, mis teised ütlevad, meil on siin kriis ja sa usud seda kohe ilma igasuguse vahe, nagu reaalsuspildita. Niimoodi. Ehk siis justkui sa põgened siis mille eest, sa põgened ainult iseenda üles ehitatud õudusmuinasjutu eest. See on ainuke koht, milles sa tegelikult põgened. Miks sa oma õudusmuinasjutu üles ehitad? See on juba sinu varjupoole küsimus. Sest et su vari on integreerimata, sinu varjupool, sinu hirmud, su häbid, su kartused, su õudusfoobiad, kõik see süütunded või kahetsused või alandused või see kõik on see isiksuse ülesehitus, see mina isiksuse ülesehitus on veel nagu poole peal, juba poole peal. Nii. Järgmiseks, mis ma nagu siia üles olen kirjutanud, et teeskled. Teate, kus ma vaatan praegu seda ja kui palju on teesklust. Täiskasvanud inimesed. Miks nad võiksid või peaksid teesklema siis justkui? Teesklemine, see on puhtalt endale näkku sülitamine, ehk siis endale valetamine. Aga kus endale valetamisega sa valetad kogu oma ümbrusele? Kõikidele oma suhetele, lastele, meestele, ülemusele, kõigele. Ja sa valetad, sa teeskled ainuüksi sellepärast, et teistele meeldida. Et meeldida, et sa ei paistaks silma, et sa hoiad nagu nii-öelda ennast vagusi, et keegi sind ei märkaks. Ja selle kõige taga on siis hästi suur konfliktihirm. Ma ei tohi mitte kellegega tülli minna, ma ei tohi konflikti minna, ma ei tohi erineda. Ma pean hästi palju võimalikult palju samastuma. Teesklejad, näiteks on kõik need, kes hetkel siis kannavad maski, aga tegelikult nad ei taha maski kanda. Kõik need, kes teevad kõiki neid reegleid kaasa, aga tegelikult nad tahavad midagi muud teha. Need kõik on teesklejad. Ja isegi need, kes olgu ma teen seda tsirkust kaasa, peaasi, et ma ei viitsi selle turvamehega jannata. Ma ei viitsi turvamehega, ma saan tõesti korraks panna. Et mina olen ka ühe korra pannud, ma pidin lennuki peale saama, sest ma mõtlesin, et tõesti ma ei viitsi jannata sellega, et mind jäetakse lennust maha ja ka järgmise peale ei lasta ja järgmise peale. Ma tahtsin koju saada. Ja kõik see, et
tahtsin koju ära saada lennukiga, siis ma olin sunnitud maski panema. Ja tõesti, ma tundsin, et mida ma teen. Ma tõsimeeli teadsin, et ma teesklen ja ma tegin teeskluse mängu kaasa. Aga vaata, vahe on nüüd selles, et kas sa tead, et sa teeskled või sa ei tea, et sa teeskled. Vaata, kui sa ei tea, et sa teeskled, siis sa elad endast mööda. Kui sa tead, et sa pead seda mängu aeg-ajalt kaasa mängima, sellepärast, et sul on vaja tõesti teiselt planeeti, oma koduplaneeti, oma koju saada kuidagi. Ja praegu samamoodi, et inimesed ei taha konflikti. Nad ei taha konflikti, nad tahavad tegelikult rahumeeli poes ära käia. Nad tahavad rahumeeli arsti juures või kus neil vaja käia on. Nad tahavad rahumeeli selle ära teha. Aga nad ei astu oma rahu ees, nad ei ütle seda välja, vaid nad panevad maski ette ja kõik see, mida nad tegelikult tahavad, jääbki teadmata. Ehk siis justkui Eesti riik ei tea tegelikult, mis tema rahvas tahab. Sest et rahvas ei avalda oma arvamust. Kui ma hakkan oma arvamust avaldama, siis ma ju paistan välja, siis ma olen ju mingisugune justkui selline... No te teate, milliseks te mõtlete neid inimesi, kes justkui hakkavad oma arvamust avaldama. Nii aga lähmegi edasi seal teeskluse. Põhimõtteliselt ma praegu, kui ma vaatlen ümberringi, siis ma näen hästi palju teesklust. Aga mis teesklus endaga kaasa toob, on see, et inimesed ei saa elada oma elu, mida nad tulid maa peale elama. Nad elavad kellegi teise seaduste, kellegi teise reeglite järgi, kellegi teise maailmas ja etendavad kellegi teise muinasjutus hoopis teises rollis kui seda, mille jaoks nad siia maa peale kehastuma tulid. Kui inimene teeb seda hästi kaua aega ja ta ei tea, et ta teeskleb, siis see on tohutu energia raiskamine. See on tohutu energia raiskamine. Sinu energia on mõeldud sinu elu ülesehituse jaoks, sinu enese teostuse ülesehituse jaoks on mõeldud sinu enese energia. Kui sinu energia voolab kellegi teise lavastus. Ja just nimelt lavastus on see. Kui sa ei saa olla oma enese lava peal, oma enese elu pearollis ja oma enese lavastuses, sa oled kellegi teise lava peal, kellegi teise kõrvalosatäitja rollis ja sa viid sinna kogu oma raha, oma energia, oma tähelepanu, oma fokusseerituse, siis see ei ole sinu lavastus. Ja sa kaotad ära oma energia. Kui inimene kaotab ära oma energia, siis kogu tema maailm läheb kriisidesse. Esmaselt tuleb tal energiakriis, siis tal tuleb tervisekriis, siis tal tuleb rahakriis, siis tal tuleb suhete kriis. Ja sealt edasi tuleb tema maailma siis tõeline kaos. Sest et kõrgem kord töötab igal pool. See kosmiline kord, mille jaoks ta tegelikult maa peale tuli, töötab niikuinii. Ja kui sa väga kaua aega oled justkui, kas on olemas, et ma saan olla vales kohas, valel ajal, valet asja tegemas, siis ütleme nii, et kogemuse mõttes ei saa olla. Sa saad selle kogemuse kätte. Kui palju ma siia nüüd ära raiskasin. 2 aastat, 3 aastat raiskan selle peale ära. Ja siis sa nagu ärkad seal. Mis ma siin teen? Kas ma tahan siin olla? Ei, ma ei taha siin olla. Kas ma tahan seda teha? Ei, ma ei taha seda teha. Aga kus ma tahan olla? Mida ma tahan teha? Kui sul tekivad juba need küsimused, siis sa oled valmis oma teesklusest välja astuma. Ja sa avastad oma enese lava, oma enese pearolli ja avastad oma enese elu lavastuse. Ehk siis justkui oma eluloo raamatu peaosatäitja koha saad tagasi. Kõik teesklejad on praegu ära kasutatud, hüpiknukud, kellegi teise kasu teenimise jaoks, kellegi teise lavastuses. Nii, võitled, ründad, võim
ihalus, ego tasandi ülesehitus. Ehk siis praegu ma panin tähele, et võitled ründa alla läheb ka see, et tahe kontrollida olukorda ja situatsiooni ja inimesi ja liikuvusi nende enese sees. Praegu on võtnud justkui võtame Eesti seisukohalt, noh, okei, ma ei loe suurt uudiseid, aga ma ju midagi ju tajun. Ma olen kõikidega ju ühisväljas. Ma olen teiega täpselt sama supi sees. See, et ma nagu naeran seal natukene seal supi sees, siis ma näen ka ju neid, kes on kurvad või õnnetud ja kelle elu läheb tõelisse kaosesse. Sellest ei ole midagi, et tegelikult läbi selle kaose saab sündida alles kõrgem kord. Aga kui inimene ei tea seda, siis ta on tõesti nagu pea maha löödud kana, kes jookseb lihtsalt ringi ja ta ei saa enam mitte millestki aru. Ta ei näe midagi, ta ei kuule midagi, tal ei ole reaalsustaju, tal on pea maha võetud kana, no saad aru. Aga lähme nüüd võistled või ründad ja võimuga ja kontrolliga on seotud. No ütleme nii, et riigikord on hetkel praegu seda, et miks see kriis on üles korraldatud? Lavastus, mida tegelikult pole olemas. See on nagu võlulavastus siis või? See on tõesti illusioorne. Teate, on olemas mustkunstnikud, kes suudavad illusioorsel kujul ka elevandisaali võluda. Sellepärast, et nad oskavad näilisust moonutada. Nad teavad inimese psüühika ülesehituse põhi nagu selliseid vorme justkui ja kõik, kes saalis on, näevad justkui roosat elevanti, mida tegelikult füüsiliselt seal olla ei saa. Aga miks nad seda siis näevad? On sellepärast, et teile saab sisse kontrollmeetodina saab inimeste teadvus või informatsiooni väljadele igasugust asja sisestada. Sinna saab sisestada lambaid ja elevante ja kriise ja haiguseid ja tuumapomme ja kolmandat maailmasõda saab sinna sisestada ja igasugust värki saab sisestada. Ja saab ka helgust ja soojust ja siirust ja armastust ja empaatiat ja igasugust asja. Ja kriis on see kriisi illusioorne muinasjutu fiktsioon on üles tõmmata ainult sellepärast, et Eesti riigil on vaja raha juurde. Eesti riik on muidu oma olemuselt ikka täiesti võlgades ja pankrotis juba ammu. Ja kõik, mis siis muu maailma liikumised Eesti riigile nagu pakuvad, kui sa teed seda, siis sa saad need ja need asjad, need ja need rahad, need ja need toetused, need ja ja kõik selle jaoks, et võimul endal oleks siis tagatud teatud tagala, et tema võim saaks üldse olemas olla. Kui võimult taga raha ja toetused, asjad üle nagu ära võtta, siis ta kõik kukub kokku. Ja see tähendabki seda, et see kõik on fiktsioon, see kõik on üles ehitatud kujutlus, mille energia najal, te teate, hirmu ja kartuse energia najal püsib ainult kogu see tsirkus koos. Kui kõik Eesti rahvas võtaks oma enese hirmu ja muundaks selle ja teeks sellest midagi ilusat, siis see näilisuse roosa elevant kukuks kokku. Eesti rahvas ise hoiab seda elevanti üleval. Aga selle najal, et keegi võimutegelastest omab inimese vaimu ja psüühika ülesehituse alusstruktuuride, programme ja koode. Nii, võistled. Kui sa lähed sul on eluetapis, sellises eluetapis oled, et sa kipud nagu võistlema.
noh, sul on võistlused, spordivõistlused, kes saab esikoha, kes saab teise koha ja sa oled võistlemise nimel mida iganes tegema. Dopingut või nii-öelda sohki tegema või siis oma konkurendil jalgu alt lööma või nii-öelda temale kahju kuidagi tekitama. Ainult sellepärast, et konkurents. Konkurents on seotud sellise ainega nagu adrenaliin ja veel erinevad huvitavad keemilised ained, mis su pea keemialabor suudab sulle verre toota. Ja see on tohutult sõltuvust tekitav. See on tohutult sõltuvust tekitav, adrenaliini sõltlased on olemas, ekstreemspordi sõltlased on täiesti olemas ja konkurents võib ilmneda ka tegelikult sinu enese kodus, aga sa justkui nagu ei teagi seda. Sellepärast, et sa võid kogemata konkureerima hakata oma enese kaaslasega näiteks. Kes on targem, kes on ilusam, kellel on kõrgem palk. Ja ma veel tõestan sulle, et ma tegelikult ei ole nii tossike, et tegelikult ma, seal on konkurents, miks inimene arvab, et kuidas ta jõuab selle konkurents sellele teemale, on see, et tema enda mina ehitus ei ole veel selleni jõudnud, et ta on ainulaadselt erinev ja keegi ei saa temaga konkureerida. Seega see, mille pärast ta seda konkurentsi tunneb, ei ole üldse kõrgemas plaanis konkurents, sest kõrgemas plaanis ei saa sinuga keegi ei sarnaneda ja sinu koopiat ei ole olemas. Kedagi ei ole maa peal täpselt sama eluloo raamatuga. Kõikidel on erinevad. Aga miks siis inimene arvab, et ta peab olema, vaat tema minuga kõige, nagu mingi sarnane teema on, mille üle konkureeritakse. Aga kui inimene ei ehita oma elulugu ülesse, vaid paneb kogu oma energia mingi teema ülesehituseks, mis ei ole tema elulugu, siis ongi taoline teema, et miks väga tippspordis olevad inimesed peale tippspordist lahkumist, tema teema kaob ära ja tema elu ei olegi üles ehitatud. Ta ehitas üles seda spordivaldkonda. Ja peale tippspordist lahkumist nad kuidagi ei suuda seda enda elulugu, enda käekäiku, oma enda mina, oma eneseteostust hakata üles ehitama. Ja tihti võivad siis sattuda sealt, kas juba mingite muude ainete sõltuvustesse, kas siis narkootikumide või alkoholi või mingite muude meelemürkide või rahustite või midagi taolist. Sellepärast, et kui sa kogu oma energia oled teatud muu teema ülesehituseks, oma enese elu alas nagu ehituskivid, oled viinud üles kellegi teise lossi ülesehituse jaoks, siis sa ei saa neid enam sealt minna küsima, kuule, need on minu elu ülesehituskivid, aga vaata, need on sinu lossi sees seal. Elu ülesehituskivid ei saa mitte kunagi otsa. Sellest ongi vaja, et sinu enese teostus võib alustada nüüd ka praegu ja kohe, kui mina olen näiteks siin 42 aastat vana, siis ma võin ka täna nullist alustada. Seal ei ole vanusega mitte midagi pistmist. Aga kui inimene pole 1 sentimeetrit ka oma elus harjutanud oma enese teostuse ülesehitust, siis ta ei ole sellest sõnast isegi mitte kuulnud, et mis asi on eneseteostus. Niimoodi. Siis on see, et mängid surnut. Ehk mind ei ole olemas. Surnu mängimine, ehk siis see on nüüd see, et sa kivistud niimoodi ära, et sa oledki tõesti, tollel hetkel oled kivi. Ja teate, mis ma panin tähele, et mõnikord osad inimesed, kellel on see nii-öelda kivistumine, on tal üürkaju funktsioonis, on esmajärjekorras olemas. Teate, et inimesel on tegelikult need funktsioonid kõik olemas. Aga see, milline esmaselt rakendub,
see on seotud sellega, mis on inimese varjupoole ülesande esmane eksam. Näiteks, kui sa oma põgenemisi oled ära rakendanud, siis järgmisena võib sul kriisisituatsioonis avalduda hoopis ründaja. Kui sa selle ründaja varjutemaatika oled enda sees ära rakendanud, nii-öelda kasutusele võtnud, ära integreerinud, siis järgmisena kriisiolukorras võib sul hoopis see kivistumine esile tulla. Ehk siis meie sees on need kõik võimalikkused olemas, aga keha töötab nii, nagu töötab ka füüsiline tervis, ise tervenemise võime ülesehitusel töötab füüsiline, et vastavalt immuunsussüsteemi olemasolule ja võimsusele, kui palju see ise, kui palju, vaata nüüd ma hakkasin puterdama, sõnad läksid kõik sussassi, on see, et kui sul on 100% immuunsussüsteem töötamas, siis sa saad ju 100% tulemuslikkuse oma tervisesse, on ju niimoodi. Ja täpselt samamoodi on sinu vaimumaailmas, sinu enese psüühika. Psüühikal on täpselt samamoodi, et kõige esmasena hakkab sinu enese psüühika ravima sinu kõige valusamat punkti sinu enese psüühikas. Ja sellepärast tulebki niimoodi, et kõigepealt vallandub näiteks ründaja, siis vallandub põgeneja, siis vallandub näiteks kivistuja. Ja lõpuks, kui sa oled need kõik oled oma justkui selle eneses ise nii-öelda selle varjude maailma, oma enese salatud alateadvusmaailma oled võimalikult puhtamaks ära koristanud, siis sealt järgmisena hakkavad tulema mitte enam sinu alateadvusväljade varjud, vaid sinu perekonna, sinu vereliini, sinu ema-isa ja sealt hakkad laienema. Sealt lähed oma põlvkonnaliini puhastusse, siis sa lähed oma nii-öelda sugupuu liini puhastusse ja sealt edasi sa hakkad juba see on iseenesest mõistetav, et see ise tervenemise võime töötab nii füüsilises kui vaimses maailmas. Ja kui ise tervenemise võime vaimses maailmas on 100% töös, siis sa hakkadki puhastama ja korrastama oma enese ümbrust. Kõik inimesed, kes sinuga kokku puutuvad, tunnevad ennast järsku nagu helgemalt. Mille pärast? Sellepärast, et sinu psüühika nagu vaimumaailma isetervenemise võime teeb 100% koostööd kogu informatsiooni väljaga. Nii et mängid surnud, mind pole olemas. See tähendab seda, et sinu väärtus on 0. Seega, kui minu väärtus on 0, mind pole olemas, siis ka kõik see, mis ümberringi toimub, ei ole olemas. Seega sinu reaalsuse olemasolu on täiesti nullipiiriline ja sa oled täpselt nii palju olemas, et sa saad veel hingata ja süda lööb. Aga sul ei ole kontakti ümbrusega, reaalsusega, nagu erinevate sulle, enese teostuse ülesehitus on sa ei saa ju ehitada, kui sind ei ole olemas. Põhimõtteliselt eneseväärtushinnangud on täiesti nullilähedased. Sellepärast sa mängidki surnut. Nii, ja siis on veel selline lahe koht, et lähed tõestamisse. Selline koht on ka, et asud tõestama. Ma mäletan oma elus, ma ei tea, ma pakun välja mingisugune 10 aastat oma elus tõestanud justkui, et tingimusteta armastus on olemas. Ja oi, kui palju pahandust ma oma enese ellu sellega nagu kaasa tõin. Kui midagi mu maailmas olemas, siis ma ei pea seda absoluutselt mitte tõestama.
vaid minu suur tahe nagu seda näidata, et vaadake, kuidas te seda ei näe, kuidas te seda ei taju, kuidas te seda ei tunneta, kas noh, ja noh, minu mõte oli peas veel selline, et noh, kui aastad kõik lähevad, siis te ise näete, et mul oli õigus, et tingimusteta armastus, noh, vaata, siin ongi, et siin on hea ütlus, et ainuüksi see, et tingimusteta on juba üks tingimus, justkui jah. Aga ma ei räägi sellest armastusest, ma räägin isikustamata armastusest. See on teadvuse seisund. Et põhimõtteliselt ma asusin midagi tõestama inimestele, kelle sagedused olid hoopis teisel sagedusel. Ja ma asusin justkui enese uskumuslikku sagedust neile tõestama, millel ei ole neil absoluutselt mitte mingit ligipääsu. Seega nad ei saagi seda kunagi selles sageduses, kus nemad asuvad. See ei ole nendele tajutav, nähtav, kogetav. Ja nüüd ongi see, et minu sagedus, minu tingimusteta armastuse vormi, mis ei ole isikustatud sagedus, vaid on lihtsalt armastus kui selline, mis on nagu ühtlase kihina siin kõik olemas. Nagu õhk, mida ma hingan, ta on kogu aeg olemas. Ma ei pea õhku tõestama, et õhk on olemas. Ma ei pea päikest tõestama, et päikese on olemas. Päike on ilma tõestamata ka olemas, on ju nii. Et ja kui sa seda siiski teed, ma veel tõestan, et mul on õigus, siis sa põhimõtteliselt ikkagi tegeled energia raiskamisega, väga suure energia raiskamisega. Vaid pigem naudid ja oled elujaatav oma enese uskumustes, aga sa ei lähe neid oma enese veendumuslikke uskumusi mitte kellegile peale sundima ega neid nähtavaks kuidagi looma. Sest et sellel ajal, kui sa lähed kellegile midagi tõestama, sa ei saa jällegi oma enese elulugu üles ehitada. Sest et sa ei saa teha kahte asja korraga. Et ehitan oma enese elu üles ja endiselt käin sinule ukse taha tõestamas, kui väga ma sind armastan. Sa ei saa seda teha, on ju nii? Nii, et kas te tundsite ennast ka mõningates nendes seisundites või oma eluetappides ära? Ma veel tahan öelda seda, et tegelikult mina ise, ma olen kindlalt kõik need seisundid ja kõik need etapid läbi teinud. Ja ilmselt teen veel ja veel, see on täiesti inimlik, me tulimegi siia maa peale seda kõike kogema. Kuid lugu on nüüd selles, et kui kaua aega te mõnda seisundisse kinni jääte, kui palju aega te põgenete, kui palju aega te teesklete, kui palju aega te võitlete, ründate või tahate midagi süstemaatiliselt kontrollida. Ja te lähete paanikasse, kui ei ole midagi teie kontrollitavuse sfääris. Kui palju te võistlete, konkureerite, kui palju te mängite surnud. Mind ei ole olemas. Ma ei ole mitte midagi väärt. Kui ma mitte midagi väärt ei ole, siis kui palju sa tõestad. Ja siis on veel olemas, isiksuse evolutsiooni tabelis on veel sellised kõrged kohad, nagu on ka vaatleja positsioon. Vaatleja on nüüd see, kes näeb seda kõike, millest ma siin praegu rääkisin. See, et mina saaksin selle siia oma raamatusse siia üles kirjutada ja teile sellest kõigest rääkida, tähendab seda, et ma olen oma elu erinevad etapid ja kriisisituatsiooni seisundid üle vaadelnud. Ja mõistnud, mis on minus olnud tolles kriisisituatsioonis see esile kutsuv varju, ära peidetud materjal, ära peidetud kogemus minu enese kehas, mis siis kriisisituatsioonis vallandus. Kriis ise ei ole nii-öelda mingisuguse situatsiooni
nagu ülesehitaja, vaid pigem on ta see, kes vajutab teie sees olevatele juba, teie sees asuvatele elukogemuste justkui sõlmpunktidele, mis on korrastamata. Ja kui seal tuleb hästi palju seda sisemist korda, te teete oma vaimumaailma, te lähete oma minevikus riidurada pidi tagasi ja vaatate oma elu sõlmekohad, kriisisituatsioonid, oma katkised maailmad ja muundate seal ära selle suhtumise, kuidas te antud olukorda või situatsiooni või juhtumisse suhtute ja endiselt edasi suhtute. Kui te loote ära tohutult korrastatuse maailma, siis läbi selle korrastatuse hakkabki see kõrgeima maailma kord veel rohkem ja veel rohkem teie maailmas nagu ilmsiks tulema. Siis te saategi tunda, et mida rohkem mina ennast ära korrastan, seda rohkem läheb ümbrus korda. Huvitav, kuidas see küll juhtub? Mina viin oma sisemised emotsionaalsed prügikastid, vaatasin sinna sisse ja järsku muutus ka minu ümbrus palju selgemaks. See ongi seotud sellega, et mida rohkem on teie enese sisemised prügilad täidetud, seda rohkem te näete seda prügilat ka oma enese reaalsuspildis, oma enese ümber. Ja need olukorrad, need situatsioonid, need inimesed, need riigikord peegeldab sulle seda kõike tagasi. Seda, kus sina tegelikult oma sisemaailmas asud. Kui su sisemaailmas on korrastatud kord ja sa oled oma enese teostuse ülesehitusel, siis võib ümberringi ka kaos olla, aga sa mõistad kaost. Sa mõistad kaost. Kaos on see, et kõrgem kord tuleb ja tahab midagi vana ära viia, mis ei kanna, mis ei tööta enam, mis ei ole enam inimese heaolu hüvanguks. Et kõikidel inimestele, kellele praegu tundub, et on mingisugune uue aja sündimine, siis tegelikult iga inimese elus teatud ajal toimub peas vasaku ja parema ajupoolkera hästi tugevat sünkroniseeritud balansseerimise ühendused seal. ja siis võibki tunduda, et mingi uus aeg on sündimas. See kõik toimub sinu peas. Ja tegelikult on seda kogu aeg sündinud. Inimesed 100 aastat tagasi oli täpselt samamoodi läbi oma sisemise korrastuse said lähemale ja lähemale nende enda sisemise jumalikkusele, mis oli küll üles ehitatud rohkem siis piiblitekstide baasil, kuid sellegi poolest nad tundsid, et mingi valguse ajastu hakkab kohe-kohe saabuma. Aga see kõik toimub nende enese peas. Täpselt sama juttu ja tunnet tundsid ka inimesed 1000 aastat tagasi ja 2000 aastat tagasi ja nii edasi ja nii edasi. See on kogu aeg toimumas vastavalt inimese valmiduse astmele tema enese sisemise vaimsuse arengu maailmas. Niimoodi. Ehk siis vaatleja tõesti on see, et tema näeb, kus keegi, millises etapis keegi asub, millises eluloo raamatu leheküljel parasjagu keegi asub, kas ta on kogemuse sees olnud 1 minuti, nädal aega, 2 kuud või 20 aastat. Mõnikord, teate, juhtub inimesega miskit, näiteks mees-naine lähevad lahku, lahutavad. Ja näiteks üks läheb põgeneb ühe juurest, aga teine läheb näiteks sellesse ehmunud nii-öelda mängin surnut sellisesse reaktsiooni. Siis ma olen näinud inimesed, kes on selles ehmunud, kivistunud seisundis veel 10 aastat peale lahutust. Nad on endiselt veel.
ja sellel ajal ei saa eneseteostus toimuda. Elu ei saa edasi minna ja nad justkui jäävad tõesti seisma, aga seisma jäämine tähendab seda, et universaalne kõrgem kord on taoline, et kogu aeg on muutumises, kõik on ümberringi muutumises. Ja kui sa oma eluga edasi ei lähe ja koos selle elu loomuliku kulgemise muutumisega, ehk siis midagi uut võtad vastu ja samal ajal midagi uut vastu võttes oled valmis kogu aeg midagi vana ära andma. Et see peab olema tohutult balansseeritult tasakaalus. Et selleks, et midagi uut saaks tulla, pead nii-öelda olema valmis surmale ära andma. Kõik seda, mis sind ei toeta, mis sind ei kanna ja mis on mis on möödas, mida enam ei ole. Ja seesama inimene, kes jääb nagu 10 aastaks niimoodi, siis ta ei võta ju uut vastu ja ta ei ole valmis ka seda juba 10 aastat vana lahutust justkui sellesse samasse, see on kõik möödas. Ta ei ole valmis seda nii-öelda sinna mineviku musta auku ära andma. Siis võib tulla taoline lugu, et tema ise tervenemise kõige, tal jääb kõik seisma. Tema elu jäi seisma, tema energiate liikumised jäid seisma, tema raha finantsjooksud jäid seisma, elu jääbki seal seisma. Aga seisma ei saa jääda, sest et see igavikuline osa tuleb niikuinii enda osa küsima. Sest et vaatame viimane saade, mis ma tegin ja rääkisin teile, ongi sellest kosmilisest korrast, mis kõik on liikumises, kõik on muutumises. Nii, kas mul on kõik räägitud? Ilmselt on. No seal oli veel see, et lisaks vaatlejale, vaatleja mõistab kõike, vaatleja saab kõigest aru, vaatleja ei sekku suurenisti, vaatleja suudab arutleda lihtsalt, täiesti neutraalfoonil arutleda, informatsiooni jagada ja selle informatsiooni püüavad kinni kõrgemas sageduses olevad strateegid, kes suudavad strateegiliselt teha järgmiseid sisestatavaid programme siis inimestele. No, mis programmi te järgmisena tahaksite oma enda maailma lubada ja mis programmi või missuguse loode oma enda maailmast oleksite valmis ära andma, kinkima, jagama, sellesse igavikulisse musta auku andma? Ehk siis mina praegu neid saateid tehes kord ma räägin nagu ise olles ka ühes rollis, kord teises rollis ja kord nagu kolmandas rollis, kuid tõesti läbi selle näiteks seal arhetüüpilistes vormides rääkida, siis on olemas ka selline asi nagu narri arhetüüp. Teate, narr ongi täpselt see, kes saab laulda seda ja ta võib olla täiesti süüdimatult elu nautida. Kuigi ümberringi tund, kuidas sa saad nagu midagi nautida, lõbus olla või naerda või rõõmustada või selle üle nalja teha, halloo, kuule, kas sa nagu, reaalsustaju puudub. Ei, ma olen täiesti, ma olen kursis. Ja ma ei naera praegu. Ei inimestega, olukordadega, haigete inimeste üle, vaid ka mina olen kunagi kõike seda läbi teinud. Ja seda läbi tehes ma olen sellest kõigest ka nüüd välja jõudnud. Aga igal ühel on ju oma eneselu etapp. Kes on sinna sisse minemas, kes on kogemas ja kes on kogemusest välja tulnud. Ja kes oma kogemuse on valmis juba millekski muuks panustama. Mina olen selle valmis panustama tõesti järgmisteks ja järgmisteks kõikvõimalikusteks meie eneseteostuse ülesehituses. Nii ma vaatan, mis seal ma olete kirjutanud. Niimoodi tervitused.
kuidas siis sa selle tagasi saad? Ma saan aru, et tõmbad tagasi, aga kui targemad oskavad see kinni hoida, kuidas siia tagasi saan? Ma praegu ei saa su küsimusest eriti aru. Ma vaatan, jah, rääkisin nii paljudel erinevate. Kõike on palju tehtud, aitäh, väga huvitav, täielikult resoneerub see info. Mis teha, kui oled vaatleja, aga reaalsuselus midagi ei muutu? Kui pidevalt on üks ja sama. Et sa oled küll vaatleja, aga pidevalt on üks ja sama, mida sa vaatled või? Oota, las ma natukene tajun seda. Siis sa vaatad nurka. Sa vaatad mingit maailma, mingit ühte nurka. Sa ei vaata niimoodi maailma, vaid sa vaatad niimoodi maailma. Ja siin nurgas tõesti mitte midagi ei muutu. Või muutub nii vähe, et natukene 3 tolmukübet tuleb ja 4 tükki läheb ära või midagi taolist. Võta oma maailmavaatlejal kõik nii-öelda võimalikud silmaklapinurgad võtta peast ära. Mis on silmaklapid? Silmaklapid on veendumuslikud tõekspidamised. Et midagi ei muutu, see on ka silmaklapp. Võta see ära ja sa näed, isegi vaatleja ju näeb ikkagi läbi omaenda mineviku kogemuse filtrite. Ja kui midagi ei muutu, siis ka vaatleja võib ju kivistuda. Kivistuja jaoks ei muutugi midagi. Et siin võib-olla see olla, et Reet Sass, et mina siin ei tunne, ei tea, mis olukorras või seisundis sa oled, aga ma lihtsalt pakun siin välja. Kas sa vaatad nurka või sa oled ise kivistunud ja kivistuja jaoks ka vaatleja võib olla kivistunud. Kui ma räägin nüüd sellest päriselt vaatleja positsioonist, siis seal on olemas selline, et sa näed energiaid, sa näed egregore, sa näed masse, sa näed kollektiivi dünaamikaid, kollektiivsete neurooside dünaamikaid, sa näed kollektiivsete psühhooside laineid. Sa hakkad nendest lainetest eristama eufoorilisi kollektiivsuse seisundeid, mis omakorda viib sügavatesse patoloogiatesse ja patoloogiat tõmbavad üles hästi väga-väga sügavad kaosed ja läbi selle sügava kaose tekib järgmine kõrgem kord. Vaat, kui te arvate, et praegu on teie maailm, te olete sellises etapis oma elus, et te arvate, et praegu on ümberringi kaos, siis see on ju varsti möödas ja peale seda te saate oma elu helgemasse, kõrgema korra tasemesse lihtsalt. Ja arvestada tasub sellega, et kaos on ainult selle jaoks üles korraldatud, et musta auku ehk siis sellesse hävitavasse energiasse milleski väga-väga vana on käest andmata veel. Ja see tuleb alati lõivu küsima, seal on sees surmad ja kõik see, mis on hävitav jõud, mis ma eile rääkisin teile, see on seesama. See on seesama, et siin on uus, siin on elu loomine, siin on elu kogemine ja siin on lagunev, hävitav ja surm. Siia kaosesse jõuavad teatud tsivilisatsioonid, teatud riigid, teatud inimesed oma enese elus. Siis, kui nad siin elu kogedes, iga kord, kui nad võtavad midagi uut, nad peavad vana eest ära andma. Sama palju, kui tuleb uut, sama palju tuleb lahkuvasse energiasse ära anda. Ja lugu ongi selles, et miks meile tundub justkui Eesti riik oleks ka siin parajas suures kaoses, sellepärast, et lahkuvat vana ei ole käest ära antud ja üritatakse hoida 10 küünega kinni.
politseiga üritatakse hakata kontrollima midagi, mis on täiesti looduses kontrollimatut. Ja loomulikult tuleb siia hävitav jõud. Ja tulevad väga-väga hävituslikud, no ma ei taha rääkida tõesti ilusat saadet koledaks rääkida ja teid millegi eest nagu hoiatada. See ei ole nutmisega muretsemise jaoks, vaid pigem on see jaoks, et kui sina oma enese elus oled sellesse oma vana, kõik, mis on lagunev, kõik, mis on hääbuv, kõik, mis ei kanna, kõik, mis on mädanenud, kõik, mis on haiseb sinu sees, kõik, mis on roiskunud sinu sees, kõik, mis on juba ammu möödas. Kui sa selle oled lubanud ära nüüd sinna musta augu poole, mida eest ära annad, siis sina selle riigis toimuva kaosega pihta ei saa. Sellepärast, et sinu sees on suur puhastus toimunud. Kes saavad pihta? Pihta saavad suurenisti need, kelle sees on sisepuhastus. Nad koguvad, nad tahavad uut informatsiooni, lähevad tohutusse, juba, sellesse kollektiivsesse psüühika sellise neuroosidesse välja, no tõesti närvid läbi. See on ju neuroos. See on haigus. Ehk siis, aga inimene jääb ju haigeks sellepärast, et miski on tema sees tohutult seisma jäänud. Kui pidevalt oleks ju uue puhta allika vee peale jooks, siis ei saaks siin midagi haigeks jääda. Siis ei lähe siin midagi roiskuma, siin ei teki siia koledaid sõnasid. Koledate sõnadega saab rääkida ju inimene, kes on sees täis sõna otseses mõttes vaimset sitta, siis tema saabki hakata rääkima väga-väga koledate sõnadega, on ju nii? Aga kui sa pidevalt allikas tuleb värske vett jookseb peale ja sa oled valmis ka kogu uuenemisega, et mitte miski ei jää püsima. Ja see ongi turvaline, et mitte midagi ei püsi. Tihtipeale inimesed arvavad, et oi, ma tahaksin niimoodi, naised ikka ihaldavad seda sellist turvalist keskkonda, kus oleks nagu kodu ja padi ja tekk ja külmkapp ja kõik arved oleks makstud ja kui see nüüd ühel päeval saabub, et siis ma saan üleni õnnelik olla. Ei, see kõik on muutumises, see külmkapis ka toit pidevalt muutub ja kui ta jääb sinna seisma, siis see kõik läheb vanaks ja halvaks. Isegi siis, kui seal on see 4-kraadine temperatuur, ikkagi kõik läheb halvaks, on ju nii? Kõik aeg, teie padi vahetub, teie tekk vahetub, te peate ka vahetuma, te peate ka kogu aeg uuenema, aga selle jaoks, et saada uuenemist, tuleb vana ära anda, väga vana ära anda. Ja mida rohkem te olete oma sisemise korda loonud, seda vähem te selle ümbruse nii-öelda kaosega kokku puutute. Ja lõpuks see vaatleja positsiooni, see on väga kõrge sagedus. Ma tunnen ainult Eestis võib-olla paari mõnda, kes on tõeliselt, kes on väga-väga kõrge sageduslikust vaatlejad. Vaatlejad üldjuhul isegi ei kipu ju tegema saateid või midagi osalema. See, kes minus saadet teeb näiteks, see on puhtalt narri arhetüüp. Tema sätib siia ilusad värvilised riided, teeb laulab teile laulukest ja naeratab ja lõkerdab. Aga ma ütlen üles veel inimese nime, kes antud lahedat saadet ju üleval hoiab. Ma väga-väga tänan kallis Kaido Kangur. Sina oled tänase huvitava saate ülevalpidaja. Ma tänan. Näengi, aga minu elus midagi ei muutu. Sinu enese elus midagi ei muutu.
Ehk siis ennem sa kirjutasid, et ümbruses midagi justkui ei muutu, aga sinu eneseelus midagi ei muutu. Siis sa võibki olla, no seal tuleb vaadata sinu eluloo raamatut. Mis peatüki juures sa parasjagu oma eneseelus oled. Muuseas, minuga saab ka võtta ühendust nii-öelda ja eravestluseid võtan vastu. Ja ma ei võta vastu iga päev, sellepärast, et ma olen piisavalt mugav, ma ütlen ausalt välja. Ma võtan ainult mingi 1-2 vestlust nädalas vastu. Ja postkastis on kirjad ja ma ei viitsi neid lugeda ja sest mul on hästi teised huvitavamad teemad käsil ja siis ma aeg-ajalt hüppan teile siia, et kui ma peas olen midagi jälle kokku mõelnud, siis ma tulen siia ja minu narja arhetüüp ja minu sisemine kangelane vajutavad nupu peale. Vaat, kes tahavad mind ja minu tegemisi toetada, minu kontonumber on avalikult igal pool üleval, te saate järgmiseid saateid toetada, loen teie nime ilusasti uhkesti ette ja puha, aga kes tahavad ikkagi personaalselt minuga rääkida, kes on mind ära tundnud, kellele ma sobin, kelle mu hääl sobib, mu näolapike sobib, mu mõte, mu olemine, kes on minus ära tundnud teejuhi, siis ma olen maine kehastunud teejuht ja inimesed, kes mind ära tunnevad, võtavad minuga ühendust ja personaalne rääkimine, see tähendab täpselt samamoodi, mina räägin oma telefoni kaamerasse, sina räägid oma telefoni kaamerasse, üks ühele räägime niimoodi ja vaatame, mis on sinu lugude lugu ja millises etapis ja kus seisundis ja kus sa omadega asud nii-öelda ja kuhu sa järgmisena tahaksid tegelikult teele asuda. Teejuht ongi see inimene, kes on võimeline korraks sinu teejuhiga ühendust looma, ma korraks tulen sinu eluloo, sinu raja kõrvale, vaatlen, mida ma näen ja peegeldan sulle tagasi seda, mida sina mulle näitad. Vaat, ja sellest peeglist sa siis hakkad nagu aimu saama, et ma ei teadnudki, et ma ennast sohu olen jalutanud ja jalgu pidi mülkas asun. No sellepärast ma ei saagi nagu oma jalgu lahti kuidagi. Mõnikord inimene on jalgupidi mülkas ja mida rohkem ta seal üritab välja sipelda, seda rohkem ta sinna sisse vajub. Niimoodi. Ma tänan kullakesed, teid on nii palju, ma ei tahagi kuidagi nagu ära lahkuda, teiega on siin lahe rääkida täna olnud. Ja mis ma tegelikult tahan öelda, on see, et see ei ole lõpp. See on alles algus. Sest et selle jaoks, et midagi saaks alata, tuleb midagi lõpetatuks kuulutada. Seega, mida sa oled valmis oma elus lõpetanuks kuulutama ja musta augu kosmilisse korda ära andma? Kas sa oled nõus oma kurbuse lõpetatuks kuulutama? Jah, olen. Kõik, palun. Läks. Nii, kas sa oled nõus oma enese mingisuguse haletsuse, ohvrimeelsuse, nutuhala kiusu? Kas sa tahad seda? Ei, ma ei taha seda. Aga miks sa kannad seda siis? No ma ei tea. No, kas sa oled valmis seda ära andma? Jaa. Ja nutt, jonn ja kius ja kõik, mis mind ei kanna ja mis mind alla tõmbab. Läks. Nii, kas sa oled nõus oma süü, et sa oled kõiges süüdi? Ära andma, kinkima, jagama sinna. Jaa, palun süü, mine. Ja kui sa niimoodi ennast seespoolt ära koristad, ära korrastad, siis pane mind kohe kirja, tahan peeglit. Ja see vestlus tavaliselt on selline 2-tunnine, kuid mõne
kusjuures jah, ma olen nimetanud ennast välja siin teejuhiks, kuid tuleb tegelikult välja veel taoline koht, et ma kipun olema rohkem ka veel teejuhtide teejuht. Ja sellepärast minu vaatajate numbrid ongi väga väikesed, sest et maiseid kehastunud teejuhte tegelikult on vähe, aga kuna nad veel ei tea, et nad on teejuhid, siis nad on neid veel vähem, on ju, justkui. Et 2 tundi ja mõnikord on jah, siin mõni vestlus läinud lausa 4-tunniseks välja, aga üldjuhul saab pildi ikkagi selgeks ja selgemaks ka 2 tunniga ja ma võin praegu ka hinna välja öelda, noh, ma võin selle iga kord nagu üle öelda, aga oletame hetkel on 70. Jah. Et kes te minu saadet järgi vaatate ja väga palju aega on möödas, siis see võib number olla teine ju, on ju nii. Aga täna välja öeldud hinnana on 70. Nii, aga kus ma jäin siis korraks? Et kui te täna teete näiteks selle enese sees oleva korrastuse, siis kõik selle, mida te tahate ära anda, mis on tõesti nii vanad lood, nii vanad, kõik, mida te kaasas kannate, lohistate justkui raskeid kive oma taskus ja peate kannatuseks. Kas te olete valmis kõik oma kannatused kokku koguma, igalt poolt oma vaimumaailma nurkadest kokku koguma ja selle sinna igavikulisse musta auku üle andma? Kas ma siis nagu enam ei kannata või? Ütleme, nüüd on see hästi lahe koht on see, et kui sa hakkad oma kannatusi igatsema, siis tead, et kui ta ei ole veel päris musta auku ära läinud, siis sa saad ka teda sealt ääre pealt nii-öelda tagasi võtta. Ma panin tähele inimeste puhul, et kui rääkida ja toimetada nende peavaludega ja siis, kui selle peavalu põhjus on justkui sinna ära saadetud ja siis ta appikene, mul ei ole 2 päeva pead valutanud, ei tea, kuhu see peavalu nüüd küll jäi. Ja naksti inimene tõmbab sealt endale peavalu tagasi, saad aru? Ta hakkab igatsema oma kannatusi, sellepärast, et see on nende elu osa justkui olnud ja nad ei oska teistmoodi elada, kui kannatades elada. Ehk siis, kui sa kogud oma kannatused kokku ja kogu sinna igavikulisse musta augu poole musta aine, musta mateeriasse ära tagasi lased, siis palun ära hakka nutma ja halama ja igatsema ja neid sealt tagasi. See on sama, mis viin prügi ära, aga no kurat, nii korralikud püksid viskasin ära, no. Mis sest, et 4 numbrid väiksed ja nad ei lähe sulle juba 30 aastat jalga. Aga sa lähed ikkagi prügikastist ja otsid nad tagasi, et noh, võib-olla kellegile läheb ikka vaja, noh. Ja võib-olla ma ühel päeval ikka lähen dieedile ja siis ma ju panen nad jalga ja ta. Nii... võid kohe täna helistada mulle. Noh, jah, kes siin kellele helistab üle interneti, me seda teeme läbi siin samas Facebookis, kui me oleme sõbrad, läbi Messengeri me saame helistada, siis ei tule ka telefoniarved ja asjad ei lähe kõrgeks, kui me teeme seda läbi interneti. Niimoodi ja et kui ma nagu ära saadad, siis arvad, et nagu kohe homme ja põhimõtteliselt, kui sa suudaksid päriselt seda, no nii-öelda kõik kokku koondada, mis siin nii-öelda raskeks teeb, mida sa kannatad ja päriselt musta auku ära saada, no nii-öelda suudad oma meeleseisundis ka selle päriselt ära teha. Kui sa selle üle naerad, et noh, Mailis ütles niimoodi ja siis sa teed selle käeliigutuse lihtsalt kaasa, aga ise tõsiselt, sa südamest oma kannatusi kokku kraapinud ei ole. Sa ei ole neid sõnastanud, sa ei ole neid välja öelnud. Mina sõnastasin oma kurbuse, oma jonni, oma kiusu, võib-olla veel natuke kadedust on ja armukadedust või seda. Et kui sa veel ütled need välja ja vaat siis alles hakkab tasahilju, hakkab sinu reaalsuspilt tasahilju.
ja kui sa nüüd selle 21 päeva jooksul midagi sealt tagasi niimoodi ei tiri sealt musta augu ääre pealt niimoodi, et niimoodi, siis põhimõtteliselt võib ka kohe reaalsuspilt muutuda, aga üldiselt muutub 14 või 21 või mingi aja vältel läheb. Et sa saad põhimõtteliselt endale ruumi juurde sellele kõigele, mida sa tegelikult oma ellu soovid ja saad hakata sellest kõikvõimast universaalsest kõiksusest seda tellima endale siia reaalsusesse, mida sa tegelikult tahad. Nii, vaatame, Kristin, Krissu võib-olla läheb täna sinuga rääkimiseks, aga vaatame, kas sa oled praegu lihtsalt eufoorias või sa päriselt ka soovid vestlusteks, eks näis. Aga tõesti, ma väga-väga tänan ja juba kohtumisten järgmistes saadetes. Tšau.